Hei vlog, it's Banana Bitch ja tänane video pole vlog, vaid tänane video on meigi video, kus ma teen terve meigi nagu mingi primer, jumestuskreem, eyeshadow, huuled nagu algusest lõpuni kasutades ainult NYXi meiki. See ei ole sponsoreeritud, nad isegi ei tea, et ma teen seda videot. Anyway, mulle on asju saadetud ja ma olen ise ka päris palju NYXi asju ostnud ja mul lihtsalt on nagu megat NYXi meiki ja nagu need asjad, mis mul on saadetud, ma pole isegi jõudnud võib-olla kõiki proovida. Nii et siin on see video, kus ma nagu kasutan terve näo peal ainult NYXi meiki ja paljud asjad on täiesti uued, ehk ma nagu annan oma first impressioni ja ma ei tea. Ja ma tahtsin teha midagi nagu teistsugust, et see oleks nagu tavaline mingi brown smoky eye ja ma saaksin kasutada tõesti asju, mida pole varem kasutanud, sest nagu ma ei kasuta iga päev mingi sinist ja roosat ja mingit lillat lauvärvi. Kuigi nagu võiks on just, et nagu minu meelest on see looking cute. Minu meelest see on nagu kõige barbilikum look üldse. Ma nagu absoluutselt ei mõelnud selle peale, aga lihtsalt ma läksin selles suunas, et kasutada nagu värvilisi asju ja nüüd see näeb välja nagu Barbie. Kui sa oled excited, et näha seda videot, siis kindlasti panen selle video thumbs up ja vaatame siis kõik meigitooted koos üle. Ainsa asjana praegu mul on tehtud kulmud, sellepärast need võtab kaua, aga ma ei viitsi neid teha. Kulmudeks ma kasutan ka NYXi Tame & Frame'i. Minu meelest ma olen videos näitan, kuidas ma neid teen ja nagu ma ei muuda seda, kuidas ma neid teen, nii et liigume edasi. Järgmisel ma kasutan primerit. Mul on siin Total Control Drop Primer, mida ma pole mitte kunagi varem kasutanud. Issa ma ei saa oma küüntega midagi lahti. Ma panin keelküünet tagasi, aga ma ei saa nendega asju avada. Juhendi järgi peaks selle pintsliga peale kandma, aga ma ei viitsi, nii et ma olen nii valge praegu, mul on fake päevitus täiesti maas. Järgmisena on mul siin jumestuskreem ja jumestuskreemi katvus peaks olema vastavalt sellest, kui palju nagu droppe see paneb, mis on nagu suht lahe mõte. Aga ma isegi ei tea, kas see on minu toonis, sest et ma ei ostnud seda ise, see saadeti mulle. Tundub nagu suht hele, aga samas mine tea, mida see pudel nagu teeb. Ma olen alguses hästi natukene. Oh my god, see on tume, oodake. Ma olen suht kindel, et see liiga tume. Lihtsalt video mõttes kasutan seda. Imelikul kombel mulle isegi meeldib, kuidas see töötab pintsliga rohkem ja ma kasutan alati Beauty Blenderit. Et see isegi pole nagu kõige valem toon ja mulle nagu meeldib see jumestuskreem esimese mulje põhjal. Ja mul oleks vaja teha concealer, aga mul ei ole NYXi concealerit, nii et ma kasutan midagi sookat. Järgmine asi, mida ma olen täiega excited, et proovida, on selline nagu kontuurimispliiats ja ma üritan sellega oma nina kontuuridest, et see on nagu selline väike. Minu nina kontuur on tavaliselt selline. Ma tegin praegu tumedamaga ära ja nüüd ma teen selle heledama poolega. Ja heledamaga mulle alati meeldib nagu siia panna. Lihtsalt minu enda näo eripärad ja siis siia otsa väike. Kas on üldse mingi vahe või? Kas mu nina on nüüd ilusam? Please öelge, et on. Järgmisena võtan ma välja puudri ja ma olen seda varem kasutanud nagu näha päris palju ja siis ma nagu mingi aeg avastasin, et ei, see on ikka liiga valge. Ta kergelt teeb nagu valgeks. Siis mul on veel siin mingi NYXi puuderkontuur. Mul see kontuur on täiega hea nina peale ka, et nagu see ka ära kinnitada see kontuur. Kui ma kontuurin oma nina, siis nagu põhiline on see, et ma teen alati nagu siit pealt niimoodi ja siis siit alt niimoodi. Kui sa oled nagu sama, siis ütle mulle, ma ei tea, kas see on nagu mingi levinud asi või see on lihtsalt midagi, mida ma teen. Siin on mingi heledam toon ka. Panen seda silmade alla tavalise puudrintsiga. Ja nüüd ma olen liiga valge. Järgmisena paneks bronzerit ja seda ma olen miljon korda kasutan. Seda ma kasutan iga jumala kord, kui ma teen meiki. Ja see on NYXi bronzer, matte bronzer. Ja see on toonis medium. Ma peaks võtma laidi, ma iga kord ütlen seda. Aga see on lihtsalt see, et kui ma laidi võtan, siis ma nagu tunnistan endale, et ma olen albiino ja ma ei päevitu. Aga kui ma võtan mediumis, ma olen nagu, ei, ma olen tavaline inimenest nagu, see kind of works. Thumbs up, kui sa related. Next step on blush ja oota, kas mul on üldse? Ma pole kindel. Mul on siin üks palett, kus on see blush olemas. Aga siin on selline nagu highlighteri set. Ja nagu siin on üks hästi roosa highlighter. Põhimõtteliselt seda saaks kasutada blushina. Ma arvan, see oleks palju huvitavam, kui seda tavalist panna. Tal pole väga tugevat roosat pigmenti, lihtsalt sellepärast, et ta ei ole blush, vaid see on highlighter. Nagu kind of works. Nüüd, kui ma olen teile ebamugavad lähedal, hakkan ma tegema oma eyeshadow ja ma isegi ei tea, kas see nagu paistab mu nagu massiivsete ripsmete tagant välja, aga noh, me üritame. Also, ma ei tee täna esimest korda mingit nagu pruuni, tõesti tavalist looki. Või ma üritan teha midagi värvilist, sellepärast, et need NYXi paletti, mis mul on, seal on päris palju selliseid lillasid ja roosasid ja siniseid ja siis mõtlesime, et võiks üritada midagi nendega teha, sest nagu ma ei pea täna väga kuskile tähtsasse kohta minema. Ja kui see näeb välja nagu baby prostitute look, siis nagu kedagi ei huvita. Mul oleks nagu täie
täiega vaja sellist matti roosat, aga mul ei ole, või no mul on, aga mul ei ole nagu NYX-i toodetest. Nii me võtame ühe sädeleva roosa. See pole nagu sädelev, aga see on hästi selline glowy. Siin pole piisavalt pigmenti ja mulle ei meeldi, et ta nii nagu läikiv on. Okei, ma nagu natukene panen siis ühte mitte NYX-i toodet, mis on nagu matti roosa, sest kindlasti on midagi, mis on nagu matti roosa, aga ma lihtsalt ei oma seda. Siis ma võtan Wind paleti ja siin on selline hästi ilus nagu peaaegu neoon sinine ja ma panen selle oma silmalau peale. Ma natuke kardan. Need on välja nagu suhkruvati värvid, love it. Ja ma ei vii seda täiesti lõpuni, vaid jätan lihtsalt siia nagu lau keskele põhimõtteliselt. See on mega hea pigmendid, mis ei ole. Ja nüüd, et nad nagu kokku blendida, ma tahaks mingit lillat. Ma arvan, et alustuseks ma võtaks selle lilla siit. Ma soovin, et see oleks matt, aga see ei ole. Kas ma just rikkusin kõik ära või? Kui sa oled nagu mingi YouTube make-up artist, aga nagu at the same time ei ole, aga noh, see silm on juba tehtud, nii et see on see, kui sa proovid kõiki lillasid tooni oma käe peal. Mulle hullult meeldib see palett ja ma proovin seda lillat siit tulevalt. Jah, ausalt öeldes see oleks olnud parem valik. Aga nüüd me siis teame, kui kõik on juba tehtud. Selle alumise lashline'i ma teeks nii, ma panen keskele sinist, nagu üleval. Ma võtaks äärtest seda alumist, mis on nagu see sama toon umbes, aga see on nagu sädelevam, nii et ma panen seda. Ma panen seda vist ainult välisäärde. Ja sisenurkadesse ma võtaksin sellest paletist selle sama roosa, mida ma kõige esimesena kasutasin. Täiesti sisenurka ma võtan Love Contours All paletist seda valget sädelevat highlighterit. Ja siis selle samaga ma teen oma brow bone'i. Järgmine toode on jälle kinni ja ma pean selle kuidagi avama, aga ma ei saa seda oma küütega lahti, nii et see ripsmekas. Kui sa alguses keelküüned saad, see on nagu oh my god, so cute ja sa räägid kõike tead, ma on jälle ilusad küüned ja nagu lihtsalt nice on, nagu need näevad lihtsalt nice välja ja nagu sa oled kogu aeg nagu midagi rohkem nagu put together ja siis kui sa üritad asju teha nagu näiteks ripsmekat avada, siis sul on nagu võimatu. Okei, ma sain lõpuks selle ripsmeka lahti ja see on Worth the Hype ripsmekas. Ja see kusjuures isegi töötab päris hästi alumistel. Oh my god, cute! Mulle loki meeldib see look. Nagu see on päris okei. See on nagu reaalselt päris okei. Nüüd ma tahaks panna highlighterit ja ma arvan, ma võtan sellest highlighteri paletist. Ma pole seda kunagi varem kasutanud. Ja ma võtan selle heledama roosa, et nagu minna selle roosa tiimiga. Ja mulle meeldib seda connectida alati oma kulmu highlightiga. Et oleks nagu sarnane. You know, ilmselt mitte, aga oh my god. Viimasena peaaegu me teeme huuled ja mul on nagu terve karbitäis igast huuleasju, millest enamus on NYX. Enamus mu huuleasjad on siin, need mis ei ole siin on need, mida ma kannan igapäevaselt, aga ma tahangi täna proovida asju, mida ma pole varem proovinud. Siin on huulepliiats, mida ma tegelikult olen varem kasutanud, aga ma ei ole seda väga palju kasutanud, see on toonis Pale Pink. Kas see on liiga hea? Aga mulle ka aina meeldib, see läheb mu silmadega kokku. See on nii hea roos, et mul pole eriti huulepulkasid ja asju, mis nagu läheks sellega kokku. Sest enamus mu asjad on nagu nudid pigem, ehk nad on nagu pruunikamad. Ainus, mis ma leidsin, on see NYX-i Butter Lipstick toonis Seashell. Okei, see on nagu eriti Barbie roosa. Oh my god! See on nagu nii roosa, et mu hambad, mis on nagu megavalged, ei tundu enam megavalged. Aga mulle low-key meeldib. Oh my god, ma pole kunagi nagu nii Barbie välja läinud. Ja viimasena setting spray. Mul on siin NYX Matte Finish Long Lasting Setting Spray. Tavaliselt ma kasutan Urban Decay oma, aga nagu mingi hetk me kasutasin ka NYX-i oma. Ma isegi ei mäleta, kui hästi see töötab. Aga kuna ma seda pikalt kasutasin, siis ma eeldan, et ta töötas. Ja see on mu finished look, full face of NYX, nad sponsoreeritud, lihtsalt ma ise mõtlesin, et oleks nagu lohe videoidee teha nagu terve nagu ühe brändiga. Nüüd ma olen valmis ja mul on meik tehtud ja ma olen reaalselt välja nagu mingi Barbie sellega, need huuled eriti ja nagu see roosa slash sinine meik, nagu ma olen suht kindel, et kui ma väike olin, siis mul oli Barbie, kes kandis sellist meiki ja võib-olla sellepärast ma sellise meigi tegingi nagu alateadlikult. Ütle mulle alla kommentaarides, mida sa sellest meigist arvad ja kui te tahate, ma teeksin tulevikus veel selliseid videoid, kas nagu terve nägu ühe meigi brändiga.
või siis lihtsalt mingeid meigivideoid, siis kindlasti andke mulle sellest all kommentaarides teada. Nii et kui sulle meeldis videos, kindlasti pane thumbs up ja kui sa ei ole veel selle kanalit subscribe inud, siis kindlasti tee seda. Ja kui sa tahad mind followda kuskil sotsiaalmeedias, sa võid seda teha Instagramis, Facebookis või Snapchatis. Kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis ja ma olen igal pool Teanano. T-E-A-N-A-N-O-O-P, mis by the way on mu päris nimi ja mu nimes pole ühtegi täppitähte, lihtsalt nagu mul on see tunne, ma pean seda iga kord ütlema, sest et ikka on inimesi, kes kirjutavad mulle business email'e, tere Diana Nööp ja mul on nagu nii et jah, mu nimi on Diana Noop, mis on imelik nimi, aga see on mu nimi. Kui sul on ka imelik nimi, siis nagu ütle mulle all kommentaarides, mis su nimi on. Ma lihtsalt tahan teada, et kas ma olen nagu ainus, kelle nime kogu aeg aetakse sassi. Ma tahaks nagu edasi filmida, aga nagu Diana, on aeg minna, nagu keegi ei taha sinuga rohkem siin chillida, okei? Su videod on niigi pikad, kõik ütlevad, sul on liiga pikad videod. Okei, thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Bye!